No meeldibki ulme juures see, et seal ei ole piiri ees, et sa võid teha kõike. Kui muidu on nagu ühiskonda väga raske muuta, siis ulmes on see väga lihtne. Võtad klaviatuuri ette ja maailm paraneb kohe. Või see läheb hullemaks, nii kuidas ta parasjagu läheb. Siis tegelikult reaalsus on ju nii kummaline, kui see ei ole, on alati palju veidram või palju fantaasiarikkam, kui inimene ise nagu suudab välja mõelda. Sest inimene mõtleb ikka mingites stampides, mingites klišeedes, aga kui sa süvened kellegi mälestustesse ja ma ei tea, mis iganes katsetulemustesse, siis tuleb sealt välja täiesti hoopis, mille peale sa ise ei oska kunagi tulla. Et plaan on selline. Üldjuhul me alguses nimetame, igaüks ütleb ühe teema, paneme kirja ja siis me hääletame. Igaüks võib hääletada kõikide teemade poolt. Ja mis teema osutub valituks, sellel teemal me kirjutame. Tunni aja pärast toime aja kinni ja siis loevad kõik oma tööd ette ja siis kõik arvustavad neid. Soovitavalt, kriitiliselt. Head ei pea ütlema, võimalusel väldi. See on moto? See on moto, jah. Meie kirjutamistoa moto on, et me pole sulle mingid kuradi sõbrad. Tundub, et kõige rohkem sai hääli 6 häält. Mul on tund aega. Ja aeg läheb nüüd. Agur, ütle mulle üks mehe ja naise nimi. Mehe ja naise nimi? Jah. Eesti siuke tuleviku nimed. Paneme siis, et Harri on mehe nimi. Ja naise nimi on siis, ma ei tea, Töö. Töö ei ole nimi. Mõtle, kui palju nalja siukse nime ja teheks. Et küll töö sust mehe teeb. See oleks tööle minema. Jah, see oleks tööle minema, jah, täpselt. Kuidas sa ilusad nimed mõtled enda romaanidesse välja? Minule alati pakud sellised siukse jäänukeid. Klouna, see ei mul kasutamata. Kangas. Kõlab nagu mingi hiilane. Kas see on siis kindlalt, see on Eesti nimi ikka või? Tuleviku Eesti nimi. Termotuumareaktori tuum oli viimaks peale 1000 aastaid lõplikult kokku sulanud. Läbi veel terveks jäänud andurite võrgustikku söössid signaalid serveri farmideni. Hauakambrid meenutavate päratud suurete rauakuhilateni ning algas paanika. Alguses üritasid serverites olevaid virtuaalmaailma, et kontrollivad tehisteadused kõike varjata ja maha mätsida. Aga süsteem oli vana ja auklik. Kott, millesse üritati kõike tõmmata, oli rohkem sõelamoodi ja info lekkis sealt vabalt läbi. On alati meeldinud just raketid ja robotid ja kosmose ja kõik selline asi juba Vene ulmest alates Strugatskitest, et siuke raske raud, et käime skafandreid otse tuumareaktori kaane peal proovimas, et kas lasevad radioaktiivsust läbi või lase ja siis lendame kuhugi Veenuse sohu ja oma tuumaraketiga ja hakkame seal ringi müttama ja mul on alati selline nagu rohkem meeldinud. Kui siin pikalt kaabeldada, siis kindlasti on hea mõelda mõnda siukest küberpunktmõtet või mingit siukest asjakest või mingit siukest ulmelist häkkimise ideed.